ja otsepilt ja nagu öeldud, siis rahvast on siin palju ja väga meeldiv on siin näha, et paljud nii-öelda päris jalgpalli mängijad on tulnud või siis suure jalgpalli, murujalgpalli mängijad on tulnud täna siia kaasa elama ja varumängijad Auguril täna Martin Taska, number 27 Andrei Antonov, number 14, number 13 Tõnis Kaukvere, number 7 Aleksander Starodup, number 17 Indrek Krist, number 5 Roman Millibajev ja number 20 varuväravaht Mairon Pihor ja Sillamäe koosseis. Sillamäe koosseis ehk väravas on Aleksandr Aleksandrov, 7. number Sergei Aleksandrov, 10. Vitali Bolšakov, kes lõi 3 väravat eelmises mängu. Aga mäng on lahti vilistatud ja tänast mängu siis juhib esimese kohtunikuna Ainar Kuusk, kes on siis meie FIFA kategooria kohtunik. 11 punktiga 7. Rummu Dünamo, 9 punktiga ja 8 oli Maccabi 3 punktiga, nii et 5 meeskond on finaalis. Tiima, kuidas see hooaeg nii põneva jätkusaia siit tuleb? Värav, Augur lööb värava 1-0. Ja Magnus Martinson, kui mängitud on 6 minutit ja 39 sekundit. Nii, 1-0. Intriig säilib, nüüd Augur saab endale praegu... Munskind teeb hea eeltöö, annab söödu ja Magnus Martinson võita kõiki. See alati olnud, jah. Ja ütleme see aasta Dina Liisa... Oi, ja siit tuleb 2-0. Oma värav vist. Kapteni poolt löödud värav Andrei Gornjev. 8 minutit ja 15 sekundit on mängitud ja 2-0 läheb Augur juhtima. Tundub, et kui nüüd teha järeldus, siis täna siin meistritiitlit välja ei jagata, aga ikkagi lõi... Need mehed on pingus, sest tegemist on ikkagi finaalseeriaga. Siit nüüd väga hästi saab jala vahele Rasmus Munskind sellele söödule, aga teine võimalus ja siit tuleb. Ja lööb Dina ja kes seda teeb kapten, mulle tundub, jah. See on Andrei Gornjev, Dina kapten, lõi värava ja lõi väga vajaliku, ütleme, mitte riietusruumi, siin mängida veel küll, 4 ja midagi minutit. 12:49 jääb mängida. Uuesti ja siin suurepärane värav, Andrei Antonov. Lõpuks, jah. Surve tõi oma vilju. Kui 12:47 jääb mängu lõpuni, siis lööb Andrei Antonov Auguri juhtima. Iljusa, väga iljusa värava. Hästi kombineeritud ja ette, lõikab sinna ette Sergei Aleksandrov. Siit söötudega läbi murda või siis pääseda löögile, aga seistakse rahulikult ja kas nüüd väravasse. Ja tuleb Roman Millibajev. Mäng on vist tehtud. 3:56 jääb mängida, aga vaevad, et siit nüüd tagasi tullakse. Igal juhul Millibajev lööb selle värava ära, vaatame korduses. Lõikab ilusti söödu vahelt ja lööb poole väljaku pealt kindlalt selle palli sisse. 3:56 enne lõppu, 4-1 juhib Augur. Siin Barcelona mängis Real Sociedadiga, kellega mängis. Ta tegi 3 söötu ja nüüd värav, jah, tuleb. Ja Millibajev lööb 5-1, kui mängida ja minut 48. Kööbertrikki. Jah. Tundub nii. Millibajevil on kirjas tänane 3. värav, kui me nüüd 2-0 värav õige mehe nimele panime. Igal juhul minut 47 enne mängu lõppu on kohtumine ära otsustatud 5-1. Augur üle, lõi 3 väravat, vastamata väravat. Ja nüüd veel ühte, jah, oma värav lõpuks. Artjom Tar, paneme kirja. Jah, 6-1. Ja see oli 3 sekundit enne lõpuviljet. Jah, 3,1 sekundit näitab tabloo ja raputati siis soola veel nendele haavadele nüüd. Ja Auguri fännid on püsti tõusnud, plaksutavad oma meestele, löövad veel kaugelt peale, Madis Rajanda püüab selle ja 6-1 seisuga pani siis Augur oma paremuse täna maksma ja 3. mäng on tõsiasi, see tuleb nädala aja pärast ja kindlasti me kanname seda üle jalgpall.ee portaali vahendusel